Today history is made. Electricity lines with Russia and Belarus are being dismantled. These chains of power lines linking you to hostile neighbors will be a thing of the past. Baltikumi elektrivõrgu lahtiühendamine Venemaast oli Eesti, Läti ja Leedu jaoks kui viimane skalpellilõige nabanööri, millega aina kurjemat nägu tegev idanaaber meid endi küljes hoidis. Tänaseks on desünkroniseerimise mõiste ilmselt paljudel juba mälust pühitud. Ja põhjusega kõik läks edukalt, kuigi valmistuti halvimaks. Tegelikult me töötame siin niimoodi 3 perimeetris. See on sisemine perimeeter, siis ütleme, kus maakeeles on elekter ja insenerid, sinna meie ei torgi. Teine perimeeter on siis, kus meil on Kaitseliit ja meie. 3. on siin igal pool ümber, siis et võimalikult vara tuvastada oht, mis võiks siia tulla. Pistikusse venelased näppe ei toppinud, kuid muid sigadusi tehti kogu aasta vältel mõnuga. 19. septembril sisenesid 3 Vene hävitajat Eesti õhuruumi ja viibisid siin piiririkkumise mõttes terve igaviku, 10 minutit. Õhuturbe hävitajad olid üleval, samamoodi oli valmis siis liitlaste õhutõrjevahendid Eestis. Nii et need lennukid olid tegelikult pidevalt siis sellises piirkonnas, kus neid oleks saanud siis ka kineetiliselt mõjutada. Meie liitlased koostöös NATO-ga loodetavasti siis panustavad siia idarindele sõna otseses võtmes siis rohkem. Välisminister Tsahkna tõstatas venelaste ülbitsemisega ÜRO Julgeolekunõukogus. Russia's reckless actions represent not only a breach of international law, but also a destabilizing escalation that brings the entire region closer to conflict that at any time in recent years. Venelased jätkasid lollitamist nii sõnades. Вольтера, Руссо, Канта и других передовых мыслителей заменили фон дер Ляйены, Калласы, Джонсоны и другие мелкотравчатые и зашоренные русофобы. Kui ka tegudes. Kui järgmise provokatsioonina ilmusid relvastatud Vene üksuslased saatse saapasse. Venemaa territooriumil asuvale maanteele, mida kagueestlased olid aastaid seaduslikult kasutanud oma sõidutee lühendamiseks. Ja meie kohalikud muidugi oleme siin juba karastunud, et siin on igasuguseid hääli ja toimetamisi. Nädal aega tagasi Venemaal tehti õhuhäiret. Kuna me oleme täpselt siin kolmnurgas, siis see undamine oli ikka korralik. Tohutu ring tuleb sisse. Ma tahan otse Värskasse sõita. Nüüd tuleb mul kas üle Matsuri minna või niimoodi selles on asi. Julgeolek kaalus mõne kohaliku mugavuse seekord üle. Loetud päevad hiljem sulgeti valitsuse otsusega saatse läbi sõit täielikult. Ühest kriisist teise põrkumine on Eestis teinud ühe kallima toiduhinnaga riigi kogu Euroopas. Eriti just puuviljad, juurviljad, mida mina ostan kõige rohkem. Mis puudutavad nagu piimatooteid, kogu piimad või teksale, need on ka niisugused jahteraline kohupiim ja sellised. Need on küll tõusnud. Aina rohkem hakkasid hinge vaakuma toidukohad, kes tundsid, et rohkem hinnatõusu klient lihtsalt üle ei ela. Supilinlaste seas armastatud kohvikäkk oli vaid üks näide paljudest. Kui sa arvestad ikkagi renti, tööjõude ja kõike muud, siis siin ei ole väga võimalik odavamalt, aga meil on üle tee Coop, kus saab üliodavalt kohvi, saab saiakest, saab kõike. Poes võib ju kohvikust odavam olla, kuid pärast järjekordset käibemaksutõusu sai rahval mõõt täis. Toiduainete käibemaksu langetamist nõudev petitsioon kogus rekordilised pea 100 000 allkirja. Meil on mure Eesti toidujulgeoleku pärast, meil on mure Eesti toiduhindade pärast. Meil on mure, kas inimesed saavad tervislikku toitu endale lubada, mis saab Eesti toidukultuurist ja toiduidentiteedist. Ma annan selle rahvaalgatuse teile üle heas usus ja Eesti Vabariigi põhiseaduse vaimus. Sageli need protsessid võtavadki aega ja ega me ei oska öelda, et millal siis üks või teine otsus realiseeritakse. Aga võta näpust. 2025. aastal toiduainete käibemaksu langetamiseks õiget aega ei tulnud. Proovime 26. uuesti. Kuid toidu kõrge hinna kõrval tekitas kõneainet ka selle maitse. Seda Pärnus, kus lasteaedade ja koolide toitlustaja vahetus tekitas kodudes lausa paanika hoogusid. Hommikune puder oli õpetajate sõnul nagu puder, mitte selline vedel supp, nagu varasemad pildid sotsiaalmeedias on näidanud. Maitselt on väga hea, mina selle koha pealt küll kuulda. Hakkliha võib-olla on natukene selline peene, pudrune rohkem.
Allan Muugi garantii siiski kaua ei pidanud ning lapsevanemate võitlus oma võsukeste ninaesise kvaliteedi eest kestis sisuliselt kogu juunikuu. Kõige nukram ongi siin lõuna ajal käia seda asja kontrollimas ja vaadata, kuidas väiksed mudilad siit hooga jooksevad tuppa sisse, lootuses saada kosutav lõuna ja siis istuvad seal laua ääres. Kasvatajal on pisar silmist väljas. Me oleme Pärnu linna koole juba varasemalt toitlustanud. Teiseks me jätkame seda, mis seal juba täna on. Et lihtsalt lasteaedade koolide vahe on selles, et lasteaedade puhul toimus väga suur süsteemi muudatus. See, et Pärnus oli algus väga konarlik ja väga halvasti läks, on väga kahetsusväärne juhtum. Sügiseseks kooliaasta alguseks teema tõesti vaibus. Võib-olla tuleb põhjust otsida just toiduaina kallimas hinnas. Ütles ju vanarahvaski, kõige parem kokk on tühi kõht. Inimloomade kõrval said TV3 uudistes lõppeval aastal kõige rohkem eetriaega sead ja teod. Juba aastaid suviseks nuhtluseks olnud Hispaania teetigode invasioon oli sel suvel nii võimas, et Tallinnas peeti nende hävitamiseks lausa konkursse. Teil tuli umbes 6 kilo siin praegult. Kui kaua te korjasite neid? No see oli umbes, ma ei tea, 3-4 päevaga. Ja korjate siis kogu aeg niimoodi? Kogu aeg korjame, jah. Ja kuidas see lõhn on praegult? Õudne. Võib-olla tuleks siiski juba varakult lõhnaga harjuda, sest loodus tühja kohta ei salli. Teod tulid, sead läksid. Mõne aasta eest Eesti väiketaludest seakasvatuse välja tõrjunud seakatk naasis suve hakul hoopis valusama eesmärgiga. Järjest langesid tõveküüsi Eesti suured seafarmid. Algas massiline sigade hävitamine. Meil ei ole teisi häid võimalusi viiruse leviku peatamiseks. Et ta on ohtlik, jah, ta on ohtlik sigadele, aga et ta ka kaude ei satuks selle sigadeni, siis tehakse kõik selleks, et nakatunud loomad või ka nakkuskahtlased loomad siis hukatakse. Augusti keskpaigaks jõudis seakatkusaaga punkti, kuhu on viimastel aastatel jõudnud mitu protsessi meie ühiskonnas. Seakatkust sai usu küsimus. Tulge Kärstnasse, inimesed kogunevad siia, teeme uue öölaulupeo, teeme uue Balti keti, teeme Eesti vabaks ja iseseisvaks. PTA ei pea oma lubadust kinni ju. Ta ei ole tegelikult kõikide proovide tulemusi ju saanud Hispaania laborist. Esialgu koguneti Viljandimaal Nurme farmi juures, kuid lõpuks leidsid mõnede poliitiliste ühenduste eestvedajad võimaluse teema nii korralikult kaaperdada, et tulemata ei jäänud ka korralik meeleavaldus pealinnas. Miihal, tule välja! Tule rahva tekka! Rahvakannatuste karikas on täitumas ja täna on lihtsalt selle nii-öelda üks järgmistest hetkedest, kus rahvas tuleb oma arvamust avaldama. Nii et selgelt ei ole tegemist ainult mitte valimistele orienteeritud nii-öelda tegevusega, vaid oma riigist hoolimisega. Tapetakse miks? Tapetakse selleks, et inimene tahab süüa, aga mitte selleks, et me toodame biolisandit loomadest, elushingadest. Seda lihtsalt ei luba Jumal. Usu või mitte, aga augusti lõpuks oli katk sees ka Eesti suurimas 27 000 notsuga Execo farmis. Ja oligi selge, et seakatk on aastate pikkuse kobarkriisi uus etapp. Kriis ei laasta ainult farme, vaid ka tööstusi. Varasem katse neid valitsuse paketis toetada ebaõnnestus. Olen valmis selle teema uuesti valitsuses tõstatama ja loodan, et poliitiline arutelu sellel teemal jätkub. Kui suure osa ajast põrnitseme üksteist altkulmu ja pomiseme omaette sajatusi, siis viletsa suve kiuste tegid vähemalt ühel nädalal eestlastele isegi mudas müttamine ja kõval põrandal magamine rõõmu. Meie hoolisime oma rühmakaaslastest ja otsustasime, et me võtame siis madratsi, mis ei tee häält. Et no vaata, kui öösel selle peal see teeb sellist vastikut häält, kui sa liigutad siin, aga me oleme haudvaiksed, meil on kõik hästi. Me oleme jõudnud tütarlaste koorini, kuidas teil siis läheb? Märjalt. Märg on ju, lootsime kõik natuke rohkem päikesepaiste. Teil on nii ilusad lilled, vabandust, mul pritsib seda. Nii ilusad lilled peas, et suve natuke ikka siit tuleb. Täpselt ja tüdrukud on rõõmsad ja mitte miski neid ei kohuta. Kas te olete esimest korda laulupeol? Jaa! No kuidas on siin nüüd sellisele suurele peole esimest korda elus jõuda? Väga hea. Lahe. Vihm ei sega? Ei! Aga kui hoog on sees, siis on raske pidama jääda. Eestlaste dessant Riiga korvpalli Euroopa meistrivõistlustele andis väikese laulupeo mõõdu välja küll.
ja mis kõige parem, saalis ja fännidelgis ju vihma ei saja. Tunne oli ju hea, et elus esimest korda sellise korüfeesid näha. Oli väga kihvt. No see, mis eile seal saalis toimus, kui sinine see saal oli, see oli tõesti vapustav. Äkki me surkisime erilase pesa. Jah, et tegelikult võib-olla oleks pidanud vaikuses mängima, võib-olla serblased poleks nii hästi mänginud. Kas Eesti fänn oskab vaikuses olla? Ei oska. Ei osanudki muidu tuim eestlane vaikida ka ülejäänud mängudes. Koondis piirdus seekord küll alagrupiturniiriga, kuid Eesti fännid naasid kodumaale kaasa elamise Euroopa tšempionitena.